äärise efektide lisamine. Ehk siis, kui mul on nüüd näiteks valmis tehtud tabel, siis loomulikult on siin juba alguses näha selline tabeli sõrestik. Aga mida te peate teadma on see, ja kindlasti kui te vaatate printimise eelvaadet, siis näete selle nupu abil siin on ilusti näha, et tegelikkuses on mul valge leht. Ja neid jooni, mis te praegu näete, need on nii-öelda abijooned. Nüüd, kui ma tahan tegelikult siis kasutada mingisuguseid äärisjooni ja võib-olla ka neid mitte siis vaid mustvalgelt, vaid ka näiteks värvilisi, siis kõigepealt tuleks teil ära märkida lahter või lahtri vahemik, millele te soovite äärisjooni lisada. Ja esimene kiire võimalus on kasutades tööriista ribal, näete seda nuppu siin. Siin te saate vaikimisi äärised ja teil tuleks siis valida, et teie poolt märgitud lahtri vahemikule, kuidas need äärisjooned pannakse. Ja tehakse just nii, nagu siia on joonistatud. Näiteks see tõmbab siis igale poole jooned, see teeb näiteks ainult üles alla ja nii edasi. Nüüd, kui te tahate natuke täpsemalt määrata, siis tuleks jällegi võtta vormindusmenüü ja vormindusmenüüst valik lahtrid. Siin oleks vaja siis jälgida, et meil oleks valitud sakk äärised. Ja nüüd siin avatud ääriste osas saate te siis valida, millised jooni te tahate, siit komplektina, aga võite ka näete siin kasutaja määratud osas ise käsitsi klõpsata. Näiteks tahan siia, siis tahan siia, tahan näiteks diagonaalis, ise klõpsate. Ja enne kui te klõpsate, saate ka siit valida joone stiili, joone laiust ja saate valida ka joone värvi. Näiteks ma tahan, et alumine joon on punane ja nüüd klõpsan siia alla. Ma tahan näiteks, et see vahejoon siin oleks punane. Või ma tahan, et vasakpoolne joon oleks näiteks helesinine, punktiir ja natukene jämedam. Siis ma nüüd klõpsan alles siia joone peale, kuhu ma tahan ta panna. Ja kui te olete vajalikud muudatused ära teinud, siis klõpsate sobib nuppu ja ongi need vajalikud äärised siis lisatud.